Olgu, see ei ole hädas. See on äsja avaldatud kehakaamera video endise Michigani jalgpallitreeneri Sharon Moore'i arreteerimisest tundide jooksul pärast seda, kui ta vallandati ühest kogu spordimaailma tippametist. Kas sa saad meile seletada, mis täna juhtus? Jah. Ma läksin sinna, mind vallandati. Maida Moore ütles politseile, kui ta istub käeraudades emotsionaalsena politseiauto tagaistmel. Püüan mitte sinuga koos nutta. Ja hetk, mis tõi isegi teda arreteeriva politseiniku peaaegu pisarateni. See on On the Case, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Mõtlen tagasi 10. detsembri 2025 aasta ööle ja see oli üks šokeerivamaid lugusid, mida olen kunagi ülikooli jalgpallimaailmas näinud juhtumas. Aga loomulikult pole suurem osa sellest üldse spordiga seotud. Kõigepealt tuli aga uudis, et Michigan vallandas oma peatreeneri Sharon Moore'i. Siis tuli välja, et ta vallandati, kuna ülikool leidis, et tal oli sobimatu suhe naissoost töötajaga. Aga siis võttis see lugu väga tumeda pöörde. Ja hakkasid ilmuma uudised, et midagi oli kohutavalt valesti. Õige. Kas sa tahad jalad sisse panna või tahad niimoodi rippuda? Niimoodi. Okei, tõesti. Mis siis täna toimub, mees? Mul on kahju seda kuulda. Noh, mõnikord. Asja juhtub, te tead, mida ma mõtlen. Aga mida sa praegu tunned? Kas sa just... Nüüd näete selles kehakaamera videos, mille just saime, et Moore kannab endiselt oma jopet, mis oli veel äsja tema endise töökoha oma, seda jopet M-tähega, mis on seotud Michigani ülikooliga. See toimub umbes kell 17:40 õhtul Salinis, Michiganis. Moore vallandati vaid mõni tund enne seda kõike. Enne kui ma jõuan uue videoni, kus te tegelikult kuulete Sharon Moore'i, kui see kõik toimub, selgitamas politseile, mis tema sõnul tol õhtul juhtus. Ma tahan teile seda lugu ja selle põhjust meelde tuletada. See on tõesti üks dramaatilisemaid ja kurvemaid allakäike, mida me spordis võib-olla kunagi näinud oleme. Niisiis, 10. detsembril, varem samal päeval, vallandas Michigani ülikool Sharon Moore'i nende peatreeneri kohalt. Ta oli Wolverinesi peatreener 2024 ja 2025 aasta jalgpallihooajal Michigani meeskond Sharon Moore'i käel oli korralik. Nad võitsid Ohio State'i ühel neist 2 aastast, mil ta seal oli, nendest suurt rivaali. Aga asjad polnud päris sellel tasemel, nagu need olid 2023 aastal, kui meeskond tegelikult võitis riigi meistritiitli. Nädal enne Sharon Moore'i vallandamist kaotas Michigan oma rivaalile Ohio State'ile esimest korda 4 aasta jooksul. Ja see on suur asi. Kui sa jälgid ülikooli jalgpalli, siis sa tead seda. Kuid praegu, kohe pärast seda kaotust Ohio State'ile, võiks öelda nii mõndagi Michigani ülikooli jalgpalliprogrammi kohta. Nad olid korralikud. Mitte suurepärased, aga korralikud. Ja tundus, et nad olid piisavalt korralikud, et Moore jääb vähemalt veel 1 hooajaks Michigani peatreeneriks. Ja just see tegigi tema vallandamise teate 10. kuupäeval nii suureks pommuudiseks. Tundus, et see tuli täiesti ootamatult. Cool teatas siis, et ta vallandati, kuna nad viisid läbi uurimise ja leidsid, et tal oli sobimatu suhe ühe naistöötajaga, kes oli olnud tema täitev assistent viimased 2 aastat. Ja te kuulete kohe, kuidas Moore tunnistab seda kehakaamera videol politseinikele. Ja nii šokeeriv, kui see lugu ka polnud, oli see tol päeval spordimaailma suurim uudis. Varsti pärast seda tuli uudis, et Sharon Moore'il võib olla vaimse tervise kriis. Sharon Moore'i abikaasa helistas hädaabinumbrile 911. Siin on see helisalvestis. 911, mis on teie hädaolukord? Ma vajan abi. Mu abikaasa, ma kardan, et mu abikaasa võib endale viga teha. Ja ma vajan abi, kas te saate tema telefoni jälgida? Olgu, miks te arvate, et ta tahab endale viga teha? Sest ta ütles mulle seda. Olgu. Mida ta täpselt ütles? Ta ütles, et ta üritab end tappa. Okei, kus ta on? Mul pole aimugi. Okei, kus ta oli? Ta sai oma töökohalt kinga. Ta on kriisis ja ma ütlesin talle, et ma armastan teda ja et ma vajan, et ta tuleks koju, aga ma ei tea, kus ta on. Ta ütles, et ta oli maanteel.
siis ütleb tema naine selle inimese nime, keda nii paljud inimesed selles kogukonnas, spordimaailmas ja Michigani osariigis väga hästi teavad. Kus ta töötab? ta töötab Michigani ülikoolis. Kus täpsemalt? Kas sa tead? Näiteks haiglas või tol ajal South State Streetil. Ei, jalgpall. Simba Hall, 1200 South State Street. Sime nimi on Sharon Moore. Aga see polnud väidetavalt ainus inimene, kes 10. detsembril Sharon Moore'i ICU's numbrile 911 helistas. Veel üks kõne tuli inimeselt, kes esitles end Moore'i nüüdseks endise juhi assistendi advokaadina. See naine, kellel oli Moore'iga sobimatu suhe, mis oligi tema vallandamise keskmes. Ta helistas ilmselt oma advokaadile, kes seejärel helistas numbrile 911 ja siin on see helisalvestis. Minu klient, ma just jätsin ta sinna. Teda ründas mees, kelle kohta me esitasime Michigani ülikoolile kaebuse tema ahistamise pärast. Mees, kes oli tema majas nugadega, tema nimi on Sharon Moore. Ta on Michigani ülikooli jalgpallitreener. Ta oli just seal, ründas ja ähvardas teda. Ta oli minuga telefonis ja nuttis. Palun minge kohe sinna. Seega politsei kiirustas ülikooli linnakust väljaspool asuvasse korterikompleksi. Kas sa tead, kas ta on üldse vigastada saanud? Ma ei usu, ta on oma majas. Ma käskisin tal ukse lukku panna, ta helistas mulle ja varjus. Mis on tema telefoninumber? mis on tema telefoninumber? Minu oma on vigastatud. Tema oma. Sime telephone number. Oh, härra Moore! Jah, ta on teda aastaid ahistanud. Me just lahkusime Michigani ülikooli peajuristi kontorist ja andsime temast teada. Meile pakuti kaitset, aga talle oli juba öeldud. Ta pani oma asju autosse, kui mees talle lähenes ja püüdis teda rünnata. Nad teavad, mis temaga toimub ja ma usun, et nad otsivad teda. Ma olen ta helistanud peajuristi mobiilile, et teda kaasata meie turvalisuse tagamisse teie jaoks, aga ta pole vastu võtnud. Politsei sõnul, et Moore läks naise korterisse, et temaga silmitsi seista ja süüdistada teda oma vallandamises. Väidetavalt üritas ta endalt elu võtta, kirjutasid nad võinoaga. Nüüd on see hetk, mil politsei leiab Moore'i üles tema SUV-s. Ta on parklas ja politseinikud lähenevad sõidukile. Näete, et neil on relvad välja tõmmatud ja kuulete, kuidas politsei karjub käsklusi. Ja ma tuletan teile meelde, et see juhtus vaid mõni tund pärast seda, kui ta vallandati Michigani ülikooli jalgpallimeeskonna peatreeneri kohalt. See on lihtsalt sürreaalne vaatepilt. Tõsta aken ülesse, jää autosse ja püsi seal. Me tuleme sinu juurde, eks. Me oleme siin, et sind aidata, eks. Pane käed aknast välja. Ei, jäta see lahti. Tõsta käed üles. Sa ei ole hädas. Me oleme siin, et sind aidata. Mis? Sa oled ikka veel ühendatud, sa oled valmiseks. Kuule, King, me oleme nii kindlad, et oleme temaga väljas. Sa ei lähe vanglasse, eks? Me ei lähe vanglasse. Me hoiame sind kinni. Tõstetakse Metro Eastis. Mul on õlg kohutavalt valus, see teeb nii haiget. Ma hoian sind. Kuidas oleks, kui kasutame 2 paari, eks? Anname teile natuke rohkem ruumi, härra. Mis sun naise nimi on? Kelly, millega tema sõidab? Mis värvi? Kas ma võin teie autosse minna, härra? Olgu. Kas me võime tagasi minna auto juurde jalutada? Kas ma võin teie auto välja lülitada, härra? Olgu. Nii et Moore tuleb rahulikult oma maasturist välja. Talle pannakse käerauad. Ta näib koostööallis olevat. Ja siis panevad politseinikud ta patrullauto tagaossa. Ja te näete, et Sharon Moore on uskumatult emotsionaalne. Oota korraks. Nii, et... Kas sa tahad, et ma sa lähed tagasi, kas sa tahad, et ma kutsuksin sind härra Moore'iks või Sharoniks või kuidas iganes? Okei. Nii et... Kas Sharon sobib? Sharon. Nii.
nii, lisaks sellele on meil mõned kriminaalsüüdistused ebaseadusliku sisenemise ja kallaletungi eest. Nii et kallaletung. Ma olin, ma tean. Lihtsalt olin niisama. Ma ei olnud seal. Ohvitser Escobar oli seal. Ta rääkis segaselt. Nii et me läksime korterisse pärast seda, kui ta meile helistas. Mina jälle ei olnud seal. Nii et ohvitser Escobaril on see versioon loost. Enne kui me midagi teeme, nagu ma ütlesin, sa oled nende süüdistuste tõttu arreteeritud. Meil on... Hea sõber. Oota korraks. Ta on minu elus, mees. Oota korraks. Ma saan aru, mees. See on stressi rohkem. Ma ei saa end sulle peale suruda. Lihtsalt kiiret. Enne kui te vastate küsimustele või teete avaldusi, peate oma õigusi täielikult mõistma. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse teie vastu kasutada kohtus. Teil on õigus rääkida advokaadiga ja lasta tal olla kohal, kui teid küsitletakse. Kui te ei saa endale advokaati lubada, määratakse teile advokaat enne küsimustele vastamist, kui te seda soovite. Te võite igal ajal otsustada neid õigusi kasutada ning küsimustele mitte vastata ega avaldusi teha. Kas te mõistate kõiki neid õigusi nii, nagu ma neid teile selgitasin? Jah. Nii et meil on taas ainult tema ütlused. Ma ei olnud seal. Temaga ei rääkinud mina, vaid ohvitser Escobar. Seda silmas pidades ja neid õigusi arvestades, kas soovite nüüd meiega rääkida? Jah. Okei. Nii et nagu ma ütlesin, mina ei olnud seal. Ohvitser Escobar oli seal. Me saime kõne, et sa olid majas ja sa ei oleks nohtinud seal olla. Kas sa saad meile seletada, mis täna juhtus? Jah, ma läksin sinna. Ma sain täna kinga. Ja ma tean täpselt, mis juhtus. Nii et ma sain kinga temaga olnud abielu välise suhte tõttu ja ma olin sellega lõpetanud. Ma tahtsin ta lahti lasta, aga ma ei saanud, sest ta ütles, et kaebab mu kohtusse. Nii et ma ei vannandanud teda ja ta oli minu assistent. Nii see jätkuski. See juhtus mõnda aega tagasi. See on läbi. Toimub uurimine terve hulga teiste asjade kohta, mis puudutavad teisi naisi ja teisi inimesi, mis tegelikult kunagi ei juhtunud. Nad said teada, mind kutsuti Vardi kabinetti. Mind vallandati. Ma läksin tema juurde, tema koju. Ma ei puudutanud teda, ma ei pannud kätt tema peale. Ma ei rünnanud teda ega teinud talle mingil moel kahju. Ma sain vihaseks ja siis karjusin, aga ma ei puudutanud teda mitte mingil moel, mitte ühelgi viisil. Ja siis ma lahkusin, võtsin oma auto ja sõitsin minema ja sealt te mind leidsitigi. Okay. Ja mulle ei öeldud kordagi, et ma ei tohiks sinna minna. Keegi ei öelnud, et ära mine teda vaatama, ära mine sinna, sest ma polnud teda 2 päeva näinud. Varem toimus koolis uurimine. Nagu tema positsiooni ja sinu positsiooni tõttu. Jaa. Sa said täna vallandatud, sul oli see kohtumine Wardiga. Jaa. Ja siis pärast seda kohtumist, kas sul oli pärast kohtumist temaga veel mingit kontakti või sa lihtsalt sõitsid tema juurde? Ma proovisin talle helistada. Okay. Nii et sa proovisid talle helistada, kui sa majja jõudsid. Kus ta oli? Ta oli kohe köögis. Ja siis ta kõnnib minema. Mul on sulle üks küsimus. Kuidas sa majja sisse said? Uks oli lahti. Nii et sa lihtsalt ilmusid kohale, läksid majja sisse ja võtsid maja võtmed? Ei, uks oli lihtsalt lahti. Ma koputasin uksele ja uks oli lahti. Okei. Sa siis läksid majja ja leidsid ta köögist? Jah. Vestlus, mis toimub köögis. Nagu, mis toimub? Mis toimub? Ja ta ütleb, et sa ei peaks siin olema. Ma ütlesin, mida? Sa ei peaks siin olema. Ma küsisin, miks sa teed mulle seda? Miks sa teed mulle kõike seda? Kas sa üritad mu elu ära rikkuda? Ja siis ta ütleb, et sa pead lahkuma. Mine ära, ma kutsun politsei kohale. Ja ma lahkusin. Okei. Nii et ma ei tea, milline tema köök välja näeb. Ma saan seda täpselt kirjeldada. Nii et tema kaotab. Ma astun majja sisse. Seal on köök, mis on ühendatud elutoaga. Seal on Barlett? Nagu köögisaar. Nagu saar, ta on kohe seal. Ja siis ta kõnnib minema ja läheb istumiskohta. Ja ma ei lähe talle ligi. Ma pole isegi nii lähedan talle. Hoia temast eemale, sest ma ei taha mingit füüsilist kontakti. Ma pole kunagi elus naist puudutanud. Ever. Ma ei teeks seda kunagi. Ma austan väga, mul on 3 tütart. Pärast seda ma lahkun. Kui meil see vestlus on olnud, lahkun ma ei puudutanud teda. Ma ei teinud midagi muud peale selle, et me lihtsalt karjusime teineteise peale.
aga ma ei puudutanud teda, ma ei rünnanud teda. nii et kõik oli ainult sõnaline. Kõik oli ainult sõnaline. 100%. Kas talle esitati mingeid ähvardusi? Ei. Kindlasti mitte. Et olukorda mõista, kas oli midagi sellist, et tead selle pärast, mida ta tegi, võib juhtuda midagi sellist? Ei. Kindlasti mitte. Nii et põhimõtteliselt sa ütled, et teie vestlus oli umbes selline. Miks sa teed mulle nii? Ja mida ta sulle vastu ütles? Ta lihtsalt ütles, mine ära, sa ei pea siin olema. Ma ei taha siin näha, sa ei pea siin olema. Ma ei taha siin näha. Sa ei tohi siin olla. Ja siis ma vihastasin, aga ma ei läinud tema lähedanegi. Ma ei läinud köögisaare teisele poole. Ma ei teinud talle midagi, ma ei puudutanud teda. Ma ei ole kunagi füüsiliselt käsi ühegi naise peale pannud, punkt. Ja ma lahkusin. Nii et kui ta saarent ära kõnnib, oled sina teisel pool, jah? Härra. Ta läheb nagu elutuppa. Elutuppa. Ja siis ta võtab oma telefoni. Ja sa ei takistanud tal teed. Ta kõnnib minema, sina jäid kööki. Köögis. Okay. Kuidas nii? Nagu kuna teil oli mingi suhe, ma ei tea, mis teie suhe on. Ma ei pea sinu eraellu sekkuma. Kui kaua see suhe kestis? Ma mõtlen, ta on olnud minu assistent 2 aastat, aga ma olen teda tundnud 3 aastat. 3 aastat. Ja siis need on nagu, jälle need on juriidilised küsimused, mis puudutavad asjaolusid. See ei ole mina, kes üritab sinu eraelu tungida. Kas see oli, ma eeldan, et see oli intiimsuhe, jah? Meil oli kunagi intiimsuhe. Jah, okei. Nii et praktiline. Aga see ei olnud mitu aastat, nagu 2 või 3 aastat. See ei olnud nii. Nii et ta rääkis meile ja rääkis ka ohvitser Eskenbariga. Ta ütles, et kui sa olid köögis, võtsid sa 2 võinuga. Just nii. Ja siis ma lahkusin. Nii et täpselt nii. Ma jätsin võinuad sinna, ma haarasin selle ja siis lahkusin. Ja siis ma läksin oma autosse. Nii et sa võtsid ainult võinuad välja. Kas oli veel mõni muu nuga, mille sa välja võtsid? See on kõik. Ja mida sa talle ütlesid, kui sul need noad käes olid? Kas sa ütlesid midagi sellist nagu minu veri on sinu kätel või minu veri on sinu veri? Ei, ma ei öelnud talle seda. Ei. Sa just ütlesid seda. Okei, olgu. Ja kas sa võtsid töögis veel mõne noa? Millise noa sa võtsid? Vainoa. Okei, niisiis ainult võinuga. No. Mul olid käärid. Käärid olid mu autos. Nii et see oligi mul olemas. Käärid. Aga ma ei hoidnud midagi tema vastu ega puudutanud teda ega midagi sellist. Ja siis ma sõitsin minema. Siis ma lahkusin. Ma sõitsin. Ma kavatsesin endale viga teha. Sina tegid samuti. Nii et te kuulete, mida Moore väidab, et juhtus sellel õhtul 10. detsembril. Enne kui ta rääkis politseiga selle patrullauto tavaosas, istus ta seal üksi. See on tegelikult üsna kurb vaatepilt, kui mõelda sellele allakäigule, mis siin toimub. Ja enne kui ta politseiga räägib, on seal veel üks inimene. Tundub, et sõber või keegi talle lähedane, kes saab minna politseiautosse teda lohutama. Vaadake seda. Trainer. How we doing? Okay. Talk to Milan. Ma tean täiesti kindlalt. Nad ei taha siin olla mees. See pingutab nii palju. Ma tean, et sa teed. Ma panin kogu oma jõu sellesse kohta. Nad ei taha kunagi siin olla. Vabandust. Jäta mind rahule. Mam. Ma ei tea, mida sulle öelda, treener. Aga me
hoolime sinust ikka veel, olgu. See nõuab praegu veel natuke tööd. Jätkame nüüd. Sain nõus mida rooneks, ma ei saa. Nad ütlevad sulle, mis hakkab juhtuma, nii nagu see peab minuga juhtuma. Moore tuuakse siis haiglasse ülevaatusele. Politsei on haiglas toimunu videopildi varjanud, kuid vestluste heli politseinikega on endiselt olemas. Ja just siis näeme tõeliselt šokeerivat hetke, mis siin aset leiab. Sest politseinik, ja tundub, et see on sama politseinik, küsitleb Moore'i selle kohta, mis juhtus politseiauto tagaosas. Tundub, et ta püüab treeneriga haiglatoas ausalt rääkida ja politseinikul tulevad pisarad silma. Ma igatsen Moore'i, nii et ma lahkun. Ma lahkun siit koos ohvitser Espari ja Sergeant Casuega, eks? Nii et nagu ma ütlesin, me ei suuda samastuda, eks? Aga nagu ma sulle enne ütlesin, nagu... Nii et ma üritan mitte koos sinuga nutta, aga sul on ju põhjus sellest häbi tulla, eks? See ongi kogu olukord. Nii et kui saad abi, siis võta see vastu ja lase kõigel muul ise laheneda. Nii et olgu, kas sul on mulle enne lahkumist küsimusi? Astimees. Noh, palju edu, hoia end. Kas tahad mu käeraududest kinni haarata? See on korras, olgu. Ta ütles, et sind lastakse ühe pärast välja. Hästi, aitäh. Kas sul on veel midagi? Hästi. Ma liigutan oma autot, mul läheb hästi. Sharon Moore'ile esitati süüdistus 3. astmes sissemurmises, jälitamises ja loata sisenemises. Ta viidi nende süüdistustega kohtu ette 2 päeva pärast tema arreteerimist detsembris. Siis, liikudes edasi 6. märtsi juurde, jõudis Moore Michigani prokuröridega kokkuleppeni. Ta ei vaidlustanud 2 kergemat süüdistust. Telekommunikatsiooniseadme pahatahtlik kasutamine lähisuhtes ja loata sisenemine. Need on väärteod ja selle kokkuleppe osana loobuvad prokurörid tõsisematest süüdistustest, mis talle esitati. Nüüd raportite kohaselt ei oodata, et Moore peaks vanglas aega veetma, kuigi nende süüdistuste eest, millele ta end süüdi tunnistab, on maksimaalne karistus 1 aasta vangistust. Palju vähem kui 5 aastat, mida ta oleks saanud, kui ta oleks algsetes süüdistustes süüdi mõistetud. Moore'ile mõistetakse karistus 14. aprillil. Nüüd, naine, kellega Moore väidetavalt seda sobimatut suhet pidas, tema nimi on Paige Shiver. Ta avaldas oma isiku pärast seda, kui Moore jõudis prokuröridega kokkuleppeni ja tema advokaadid andsid välja avalduse. See avaldus anti välja ajakirjale People, öeldes, tsiteerin, võimu tasakaalu puudumine professionaalse peatreeneri ja alluva töötaja vahel lõi olukorra, kus meie klient tundis end survestatuna, hirmutatuna ja võimetuna olukorrast väljuda. Käitumine, mis ei tohiks kunagi aset leida üheski töökohas, rääkimata avalikust ülikoolist. Edasi öeldakse, et Shiveri advokaadid väitsid, et kokkuleppe saavutamine kinnitas kriminaalse väärkäitumise tõsidust. Heraldi avalduses Detroit Newsile ütles Shiveri advokaat, et ülikooli juhtkond teadis suhtest ja ei astunud samme oma kliendi kaitsmiseks. Nüüd võivad süüdistused, millele Moore end süüdi tunnistab, kaasa tuua kuni aasta vangistust. Kui teated ütlevad, et ei oodata, et talle määratakse vanglakaristus, kui talle selle kuu lõpus karistus määratakse. Sellega on Law and Crime'i poolt esitatud On the Case läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd voogedastamas Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.